Selliseid tavakasutuses olevaid droone on Eesti droonikäitajate seas kasutusel tõenäoliselt tuhandeid ning kui vastavalt seadustele nendega lennata, ei kujuta need ka inimestele mitte mingisugust ohtu. Alles hiljaaegu oli juhus, kus inimesed helistasid häirekeskusesse ja kutsusid politsei, sest nad nägid, et keegi lennutab drooni. No, eks ta nagu ühe koha pealt on ju arusaadav, et ajad on sellised, nagu nad on. Inimeste teadmatus sinna juurde on ja siis võibki hakata igasugu huvitavaid asju juhtuma, aga teisalt on see natukene nagu naeruväärne, et pisut võiks ju inimesed ikkagi ka ise mõelda kuidagi nagu rahulikult võtta, et ei maksa nagu iga nurga taga selles mõttes nagu tonti näha, et tuleb eristada ikkagi kahte asja. Üks on poedroon, teine on ründedroon. Jah, nendega, millega meie hobi või siis ametialaselt nagu lendame, nendega saab ka tõepoolest sõjategevust teha, aga ärgem unustagem olukorda, et Eestis on ikkagi täna nagu rahuaeg. Viimastel aastatel on päris palju neid juhuseid, kui droonipilootidel on kutsutud valvsate kodanike poolt politsei. Häirekeskuse sõnul laekub tavaliselt 60 drooniteadet. Pärast suuremaid intsidente droonidega kasvab teadete arv märgatavalt. Näiteks tõusis see mullu sügisel üle 100 kõneni kuus. Tänavu aasta alguses oli teateid vähem, kuid märtsis oli teadete arv taas tõusuteel. Kuidas aga eristada ründedrooni tavadroonist? Valdavalt ründedroonid on siis ikkagi nii-öelda fikseeritud tiibadega, suuremad sorti lennuvahendid, kuskil 2,5 korda 3 meetrit siis tiiva ulatuse või siluetiga ja põhimõtteliselt on nad sisepõlemismootoril töötavad, ehk siis mida see tähendab? See tähendab seda, et nad tekitavad lennates üsna suurt heli, on äratuntava kujuga ja nad ei ole kindlasti sarnased poes kommertsdroonidega. Tänapäeval on droonid tõesti väga levinud, et õhuruumis võib üsna tihti midagi lendamas näha. Et enamasti on siiski tegu väiksemate, poest ostetud kaameradroonidega või siis ise ehitatud võistlussõidu või FPV droonidega. Et nende puhul ei ole kindlasti põhjust kohe hädaabiliinile helistada. Et kaameradrooni iseärasused on, et nad tõesti ei ole suured. Et üldjuhul on neil värvilised tuled, mis on hämaras kaugele näha ja nende liikumiskiirus ei ole suur. Rääkides veel ohututest droonidest, siis Kesk-Eesti kandis võib aeg-ajalt näha ringi lendamas ka lennuki kujuga droone. Tegemist on palju suurema lennuvahendiga kui eelnevalt mainitud droonid, kuid selle otstarve ei ole rünne, vaid luure. Et meie poolt tehtud lendude ajal põlevad masinal navigatsioonituled ning lennud toimuvad muidugi eraldatud õhuruumis. Millal aga peaks inimene valvsaks muutuma? Kui rääkida nendest droonidest, mis võiks jääda 112 helistamise huviorbiiti, siis need on samuti suuremad, paari meetri laiuse ja pikkusega lennuvahendid, kuid nad tekitavad valjemat sisepõlemismootoriga heli, et sarnanedes sellisele mopeedile või rollerile. Kus nendele tasuks tähelepanu pöörata, on just piiriäärsetel aladel. Et nähes ja kuuldes taolist lennuvahetit sealkandis, millel ei ole ühtegi nähtavat tuld, vastupidiselt varem mainitud erinevate droonide kohta, siis võiks sellest hädaabiliinile teada anda ja võib olla valmis turvalisse kohta varjuda. Peamine asi on aga säilitada rahu ja mitte lasta paanikal või segadusel levida. Ründedroonid on osa tänapäeva sõjapidamisest, kuid Eestis nähtavad droonid on valdavalt tavalised hobidroonid. Seetõttu ei ole põhjust paanikaks ning iga drooni peale ei maksa häirekeskusesse helistada. Küll aga tasub jääda tähelepanelikuks.